investeerimisjutud. And action. Halloo, Pürs kuuleb. Tere head investeerimisuulised, te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisalast podcasti Investeerimisjutud. Täna on 30. märts, esimene kvartal hakkab vaikselt läbi saama, minu nimi on Tarmo Tallinnas ja nagu ikka enamasti minu vastas hea sõber kolleeg Meelis Maasik. Tere Meelis! Tervist Tarmo ja tervist kõik kuulajad! Ma usun, Meelis, sa oled ka kalendrit vaadanud, et tõesti paar päeva veel, ütleme homme üks päev tänasega veel ja siis võime nagu esimese kvartali kokku võtta ja vaadata need numbrid ka natukene, aga me saame täna ka seda teha. Ja kui me eelmine nädal läksime lahku nagu mõttega, et Iraani sõda tõenäoliselt nagu kestab nagu veel, vaadates, mis USA nagu plaanis oli siin maaväega ja nii edasi, et ma arvan, me võime siit nagu jätkata, et nädalaga ei ole vist nagu väga midagi muutunud, pigem on siin segadust nagu juurde tulnud. Jah, ütleme, eks need teemad on jälle ikka samad, milledest me siin räägime, on ju turgudest ja geopoliitikast, et viimasel ajal päris palju ka geopoliitikast just, et tänu selle Iraani sõjale, aga tõesti suures pildis mulle tundub, asjad lähevad ikkagist ainult koledamaks, on ju, et vaadates siin neid pealkirja uudiseid ja mis me siin näeme, et tõesti, et me liigume ikkagist globaalse energiakriisi poole, on ju, et kus igapäevased pinged nagu kasvavad ja samal ajal kütusevarud ainult kahanevad ja hinnad see lähevad ainult kõrgemaks, on ju, et väga siuke väga halvad trendid, ma ütleks, et ja kui siin nagu vaadata siin Aasia poole, et seal on juba siuksi kriisi või siukse naftakriisi ilminguid ikkagist näha, et mis ilmselt jõuab mingisuguse viiteajaga ikkagist Euroopasse, aga siin vaatasid Austraalias on ju sajad kütusetanklad on juba diislist tühjad on ju seal Tais ja Indoneesias, inimesed juba käivad kanistritega on ju, varuvad bensiini ja kütus pole on ju, et ja siin on veel väga palju riike on ju, kus siuksed kütusevarud on mõned nädalad, näiteks seal Uus-Meremaal ma vaatasin, naftavarud on 19 päevaks on ju, et sisuliselt 18 aprill on paagid tühjad on ju, et kui sealt nagu seda naftat kuskilt peale ei tule, et siis me liigumegi päris siukse kriisi stsenaariumisse, et ühes kohast võib-olla ühe külje pealt turg võib-olla ise nagu reguleerib, on ju, kui sul on hinnad hästi kõrged, siis tarbitakse vähem ja teistpidi ka riigid siis saavad hakata kütuse tarbimist nii-öelda piirama, et kas lennunduses näiteks tõmmata lende vähemaks kunagi, mäletad, kus tuli autodele piirkiirus, see tuligi selle Jommi Kippuri sõjast ja sellest naftakriisist on, et kus võeti erinevad võtab liiga palju kütust, kui see kiiresti. Ja, et siis tulidki need piirangud, et üle 90-ga kõrgemini, kiiremini ei tohi sõita, seepärast autod siis võtavad rohkem kütust, et võib-olla me jõuame uute selliste meetmeteni, on ju, et mis muudavad maailma päris pikaks ajaks, on ju. Ühesõnaga, ma saan aru sinu juttu kuulates ja kuulad ka ilmselt on märganud, et Iraan on siis vähemalt lühiajaliselt oma eesmärgi nagu saavutanud, see Hormuzi väin on nagu suuresti ju kinni on ju. Seal on ju näite olnud, et mõned tankerid on läbi lastud, kes on sõbralikud, aga ma nägin ka pilti, kus seal paar Tai tankerit lasti õhku, kuna nad ei allunud nagu korraldustele on ju. Ja see ilmselgelt on siis nagu Trumpi ka ju äritamas on ja kui nüüd vaadata tema avaldusi, mis ta nagu rääkinud on, ta ütleb küll, et kõik on nagu suurepärane, me oleme siin nagu kokkuleppele lähenemas iraanlastega, aga samal ajal võime nagu ju ka jälgida, kuidas ütleme see laevad ja igasugune relvastus kõik läheneb sinna Iraanile, ja siin võib nagu uusi rünnakuid veel tulla. Jah, mulle tundub et Trump nagu ostab kogu aeg aega enda tweetidega ja hästi palju nagu müra on, et kohati Trump nagu väidatavalt isegi räägib iseendaga, et räägib nagu mingitest rahukõnelustest, samas Iraani pool vastab, et nad ei tea asjast midagi, on ju. Või nad ei ole huvitatud. Jah, et täpselt ei teagi nagu, et kuidagi hästi palju segadust ja
näha on, et Trump nagu püüab iga hinna eest seda turgu nagu sellist meeleolu nagu positiivsena hoida. Aga nagu ei tööta, ütleme väga, no ütleme, või siis väga lühiajaliselt, et kui me mõtleme eelmist aastat, see tollide asi oli, siis töötas ikka ideaalselt, aga nüüd see mure on ikkagi globaalsem ja suurem. Ja kindlasti, et see tako tõesti näha on, et turul ei tööta nii nagu ta töötas on ju tariifide kriiside ajal, kus turg reageeris nagu 4-5-6% siin päevaga on ju plahvatas teises suunast, kui see õige tweet tuli, et täna ütleme, näha on, et Trump ikkagist ei kontrolli kogu seda olukorda, et ta kontrollib mingit osa, on ju. Et mis teeb nagu tõesti olukorra pingeliseks, aga samal ajal loomulikult ka Iraanil need pinged kasvavad, on ju, kuna kogu aeg need USA merejalavägi jõuab sinna lähemale, on ju, et seal räägitakse juba 10 000 sõdurist, kes on sinnapoole on ju teel, et igal hetkel võib see invasioon ikkagist seal tõeks saada, on ju, ja siis tõenäoliselt läheb ikkagist actioniks ja loomulikult igasuguse invasiooniga ilmselt hakkavad ka USA kaotused siiski tulema. No jaa, vaata, kui me vaatame kaardi peale, on ju, kui suur on Iraan, on ju, põhimõtteliselt Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania kokku enam-vähem, kui Euroopa mõistes on ju 90 miljonit inimest, neil pidi olema juba üle miljoni inimese nagu valmis kohe nagu riiki kaitsma minema, pluss ütleme selline mägine maa, ütleme ootamatud kohti, kus saab nagu rünnata vaenlast, on ju, pluss nagu meeletu ründetahe, pluss nad ei karda surma, on ju, ütleme väga raske on nendega ikkagi võidelda, kuigi sul on nagu parim relvastus ja väljaõppinud armee, on ju. Jah, muidugi loomulikult vaata siin tuleks vahet teha, et USA ei lähe nagu kogu seda Iraani ära võtma, et seal tegelikult minnakse lihtsalt kindlustama Hormuzi väina, on ju, mis on piisavalt väike piirkond ja siis Hormuzi väinas on mingid mõned üksikud saared, mis on nagu väga olulise locationiga ja siis on see Khar saar. Aga kuidas nad seda mõtlevad siis nagu teha, siis nad peavad nad võivad selle saare ju ära võtta ja kontrolli enda kätte, aga nad peavad siis ju valve ka siis välja panema seal ju. Jah, ütleme selles suhtes ma arvan, et USA-l ja Iisraelil on ikka täielik õhuülekaal, et Iraanil on ka ikkagist selliste suure massiga väga keeruline liikuda, et kui sa lähed, nii nagu venelased tulid, on ju kolonnides, mis nõuab nagu 100 000, ütleme sõdurite liigutamist, et siis sa saad seal lihtsalt pommid pähe, et see, kui vaelane omab nagu nii-öelda täielik õhukontrolli, et siis tegelikult sulle niisugust suurt armeed on üsna võimatu liigutada, et ma arvan, et see, mis USA ikkagist täna teha proovib, et sõjaliselt see Hormuzi väin ja need saared oma kontrolli alla saada, kui see õnnestub, siis ma ütleks, siis on sõda võidetud. Siis on võidetud ja mingiks ajaks selles mõttes, et mis siis nagu edasi üldse, mis Iraani riigist nagu saab siis on ja Trump on ka öelnud, et tema eesmärk on Iraani nafta enda kontrolli alla saada, midagi sarnast, nagu ta rääkis Venezuela naftaga, et enda kontrolli alla saada, pluss ütleme siis uraan enda kontrolli alla saada, aga seesama saar, millest sina, Meelis, rääksid paar podcasti tagasi, Kargi saar on ju, et seda nad tahavad ka oma kontrolli alla saada. Jah, et täiesti arusaadav on ju, tegelikult ongi nii, et kui sa saavutad ju vaenlase riigi rahavoogude üle kontrolli, siis sa oled jõudpositsioonil, on ju, et ja lisaks, kui sa nii-öelda saavutad selle väina üle kontrolli, sul ju nafta hind kukub laksti kolina alla, on ju, alla, et see võib olla see moment, on ju, kus tekivadki need ostukohad, et kus pinged tulevad alla ja nafta nii-öelda see tee nagu taastub. Ütleme, siis kuidas Iraan veel nagu saab maailmale nagu valu teha, kindlasti ta ka ju teab, et Ameerikas on nagu valimised tulemas, ta tahaks nagu sellist, võimalikult iga päev on nagu võit nende jaoks, kui see väin nagu kinni on ju. Pluss ütleme, ta on ähvardanud siis ju, et kui tullakse ründama, et mitte ainult nagu USA armeed nagu vastu rünnata, aga kõiki naaberriiki, kes tal seal on ju. Ja ütleme, mitte ainult nagu siis naftarajatisi, neid on ka rünnatud, aga näiteks ta ründas eile Araabia Ühendemiraatide ja Bahreini alumiiniumitehased, need on maailma kõige suuremad alumiiniumitehased, kui sa nagu rääkisid varem pigem nagu kütustest ja asjadest, alumiinium on oluline, et see mõju on päris suur.
ja tegelikult millest võib-olla veel liiga palju ei räägita, aga see kogu Araabia, kus nad enda vett saavad, neil on suured destilleerimistehased, nad mõtlevad magevee sisuliselt mereveest ja aurutavad nii-öelda selle soola välja, et siin Kuveit vist sai täna niisuguse tabamuse, et see on nagu kõige ohtlikum stsenaarium, et kui seal niisugust veeringlust ka nagu ei ole, et siis see asi võib seal päris kiiresti eskaleeruda. Aga näha on, et tõesti Iraan nagu oskab vajutada väga valusatele nagu punktidele. Mitmes nädal meil nüüd läheb 5 vist või? Nüüd hakkas 5 jooksma ja nad teavad, et Trumpil see kõige valusam punkt on USA börs, aktsihinnad, finantsturud ja Iraan nagu üritabki nii-öelda finantsturgudele võimalikult palju pinget ja peavalu tekitada. No on ka õnnestunud. ja ütleme selles mõttes tõesti, see on nagu õnnestunud, mida kauem see Hormuzi vein seal kinni on, seda suuremaks meil lähevad majanduslanguse tõenäosus see suur R-tähega sõna recession, et mis tegelikult tähendabki majandusaktiivsuse kollaps, kui see juhtub, et kui mingitel riikidel saab kütus otsa, sul tekib järsku siuke hästi kõrge inflatsioon, kogu maailm ajab nagu mingisuguseid parreleid korraga taga. Naftamolekul. et see nafta on nagu elus väga oluline produkt on. No seni, kui keegi pole midagi paremat välja mõelnud on. Aga mille pärast just, kui vaadata nagu ajalooliselt selliseid suuremaid naftakriise, et me võime siin vaadata näiteks mingit sellist 7 suurimat naftakriisi, mis meil on läbi ajaloos siin olnud, siis nendest 7-st 5 tegelikult on lõppenud ikkagist niisuguse majanduslangusega, recessioniga. Üle poole, jah. Et 7-st 5, et seal esimene kriis oli seal 70ndate alguses ja siis peale seda neid hakkas ikkagist iga dekaad on nagu kas 1-2 suuremat kriisi olnud on ja viimane suurem kriis tegelikult oligi 2007-2008, kui nafta hind läks sinna 150 peale barrelist on ja kes nagu ajalugu mäletab või on õppinud, et mis need börsid seal 2008 aasta tegid on siis sai ka alguse suur finantskriis on et üks osa sellest oligi nafta hind on mis tõukas majanduslangusesse, et selles mõttes me oleme liikumas väga kiires tempos sinna suunda, et mida kauem see nii-öelda naftatannet kinni on, seda keerulisemaks läheb. Vaata, meil on iga aasta alguses aasta lõpus võtame eelmise aasta kokku ja aasta algus siis püüame ju prognoose teha, et kuidas võiks nagu minema hakata, et me oleme sellest mitu aastat nagu rääkinud, et see on õhus on ju, et ütleme sama majanduslanguse oht ja nii edasi, aga vist ei oleks osanud arvata, et see niimoodi nagu tuleb. Jah, eks sõdasid on väga raske ette prognoosida ja aga mis mul silma ei oli, mingid prognoosid on juba täna tehtud, et reitinguagentuur Moody's näiteks arvab, et majanduslanguse tõenäosus on jõudnud sinna 48% peale. See on siis USAs või maailmas kokku? Räägitakse rohkem USA-st vist? Jah, ma siin nüüd kohe ei oska. Polegi oluline, aga USA mõjutab kõike. Ja Goldman Sachs prognoosib 30% tõenäosust. Mina lugesin JP Morgan ja PIMCO mõlemad eelmise nädala lõpus rääkisid, et tegelikult finantsturud, nende nagu täna selgelt alaendavad USA majanduslanguse riski. Selles mõttes, kui me vaatame kas need protsentuaalsed numbrid on ju, tundub justkui, et kõik on nii hull, aga siin 5% on siin USA turg eurodest kukkud kuskil on ju, et pole ju väga hull, et jah, ei ole väga hull, et kuigi vaadates on ju tõesti indekseid, eelmine nädal küll Nasdaq, S&P tulid siin 2-3% allapoole, aga see langus, ta ei ole nagu täielik paanika, ta on nagu siuke alla 2% vist on isegi päevas nagu olnud, et ei ole nagu lausmüük ikka. Vaikselt vajub. See on jah, siuke kontrollitud müük, aga see on nagu väga ohtlik muster isegi ka tehniliselt, et siuke vaikne langev müük, mille nii-öelda küünlad lähevad kogu aeg nagu pikemaks on ju, et see väga võimalik, et see lõpeb ikkagist mingil hetkel siukse paanika
müügiga, kus investoril nagu see kannatus nagu katkeb, et iga päev, kui sa võtad mingi mõned protsendid lossi sisse, noh, aktsiad panevad seal 5-6%, on ju, et kaua võib, on ju, et kuskilt tuleb see taluvus piirikagist kätte, et ja noh, eks seda umbes seda tunnetust ikkagist me näeme täna selle Mac 7 pealt, on ju, et seal on ikkagist languse numbrid päris suureks läinud, et need on oluliselt rohkem kukkunud kui turg ise. Jaa, aga noh, ainuke nagu kõige vähem kukkunud aktsia on Apple, seal kuskil 12-13%, aga need kõik teised suuremad aktsiad on juba seal üle 20%. Ühesõnaga karuturul juba on need enamus. Jah, absoluutselt karuturul, seal Microsoft on juba 35% umbes kukkunud, et tegelikult üsna inetu näeb see seis juba välja, aga jälle kohati ma mõtlen, et mille pärast just need on kukkunud, kas ei või olla see, et nagu kui investorid võtavad ETF-idest, fondidest raha välja. No see on üks põhjus kindlasti, sundmüük. Mis neil müüa on, alustavadki kõige suurtematest, et kuniks siis jah, nii kaua, kuni redemptionid kestavad. No see on üks põhjus, teine põhjus on igasuguste uute AI-de tulek, nagu see Anthropica, sealt võib-olla, kes on nagu konkurendid, on ja siis kolmas asi, noh, mis on ka seotud, mis siin ütleme Micronid ja SanDiskid siin nagu paanikas ajas, heeliumi puudus on maailmas tekkimas, on ja neid on nagu ka nagu kiipide tootmis heeliumit vaja on ja et mitu asja kokku, ma arvan. Jah, et see heeliumi puudus, eks ta käib käes kõikide nafta ja maagaasi tootmisega, et see on kõrvalprodukt ja kõik tõesti kiibisektoris on äärmiselt oluline produkt, et eks neid hirme on siin tõesti, et tuleb uksest aknast sisse, et mis võibki nii-öelda turguda, mis juba on selle sentimendi ära rikkunud ja mul pigem on niisugune tunne, et me ikkagist tahame seekord ka niisuguse karuturu leveli ikkagist ära katsuda nende indeksite nii-öelda langusprotsentidega, et siin on veel mõnda aega nagu minna, aga ütleme, kui see sõda ikkagist eskaleerub, ma arvan, et see enne ikkagist ei toimu turgudel rahunemist kuni Hormuzi väina ja nafta hinnaga. Mingi lahendus peab tulema seal on, jah? Jah, et kui seda lahendust ei tule, siis ütleme tõesti, seal võibki olla niisugune 20-30% turg hinnastab selle sisse ja alles siis nagu tekib nagu uus reaalsus, on ju, et uued levelid, millega siis ütleme, maailm peab hakkama kuidagi eksisteerima. Me oleme siin naftast palju rääkinud, on ju, et ühelt poolt hinnad on nagu oluliselt nagu kõrgemal, on ju, aga samas sul on nagu seda keerulisem nagu toota, on ju. Kui ma mõtlen ka siin nagu Venemaa peale näiteks on ju, neile ka ju on see hea uudis iseenesest, et nafta hind on nagu kõrgem on ju, aga vaadates, mis siin nagu toimub Venemaal ja Eestile päris lähedal on ju, Venemaa nafta tootmine on ikkagi peaaegu puruks. Jah, korra nagu siin eelmine või üleelmine nädal, kui Venemaast rääkisime, et tundus tõesti, et Venemaal nagu see silmus kaela ümber, see nüüd hakkas natuke õhku peale laskma, et kuna siin mingid sanktsioonid tõmmati ja madalamaks, aga jah, tõenäoliselt Putin sai korra nagu naeratuse näole, kui mängu tuli on ju Zelenski ja sõjajumal, ma ütleks, et Zelenski, ja jällegi Zelenski minu arust viskas lauale niisuguse kaardi, trumpkaardi, kuskilt mulle meenub you don't have a card, see repliik, aga tõesti sisuliselt eelmine nädal põletati Venemaal maha on ju 2 suurimat nafta eksportsadamat, see Primorsk ja Ust-Luga ja see vist tõesti põhjustas Venemaal ühe ajalooliselt suurima nafta katkestuse üldse. Aga mis on... Jaa, selle naftaga, aga neil pole internetiga siin enam ja paljusid asju, nii et nagu jah, et ütleme tõesti, eks see Venemaa liigub, ütleme Põhja-Korea astub päris kiiresti, üllatav, et see nagu nii kiiresti on nagu juhtunud, et sisuliselt ütleme selle eelmiste nädala Ukraina rünnakute tõttu ma arvan, et Venemaa sai niisuguse tehnilise knockout'i, et ukrainlastelt, et tõeliselt võimsa nagu paugu on ju ja ma arvan, et siin venelased on nüüd mõneks nädalaks päris siruli. Üks asi on see, et nad said nagu paugu, teiselt poolt
Ukraina on nagu ju öelnud, et ta ju jätkab nagu seda ründamist, on ju. Aga siin tuleb nagu välja see, et Venemaa õhutõrje ei suuda neid nagu väga maha võtta, et noh, see nagu istud ja ootad seal, on ju. Jah, et suur riik, et noh, neil on kindlasti Ukraina pealt veel kõvasti õppida, et kuna nad on Ukrainat nii palju rünnanud, siis ukrainalased juba võtavad üle 90% neid droone ja rakette maha, et mis on ülikõva tase, on ju, et aga näha on, et ukrainlased on ikka enda droonitööstuse nii hästi nagu käima saanud, et nad suudavad nagu 300-400 droonilisi rünnakuid nagu vastu teha ja sellega venelased hakkama ei saa, et nad ise ei suuda nagu droone maha võtta eriti. Ja noh, mis on nagu põnev on ju, et vaadates millise tahmapilve on ju see Ust-Luga sadam nagu tekitas kõik see põlev diisel on ju ja paratamatult see liigub on ju kuskile Peterburi peale, mis on sinna kohale. Hakka meile ka tulla siit vasti. Ja õnneks tuul on nagu sinnapoole on ju, aga minu see näitab nagu seda, et need päris venelased nüüd tunnevad sukest nafta kärsa haisu on ju ja see on nagu see reaalne Vene majanduse kärsa hais on ju, mis tegelikult Vene majandus juba kärsab, ma ütleks aasta aega on ju, et nüüd see hakkab nagu päris rahvale päriselt kohale nagu jõudma, aga ütleme võibolla siit veel edasi minnes, et tegelikult milline mõju nende sadamate ründamine Venemaale tegelikult on, see on väga suured sadamad on ju, et siin need Ust-Luga ja Primorsk, ma vaatasin, et seal on, nad ekspordivad seal kuskil 60 miljonit tonni aastas ja see on sisuliselt 40-50% kogu mere nafta ekspordist Venemaal, et kui see täna nagu siukse eksportkanali kinni paned, see rahaliselt tähendab umbes $100 miljonit päevas, 10 päeva on juba 1 miljard on ju, terve kuu aega, see on 3 miljardit, et sisuliselt no money, no war on ju, et see on tõesti siuke väga õhker liter venelastel, et eks näha on, kuidas nad sellest toibuvad, aga ma pigem arvan, et see on nende droonirünnakute algus, et midagi välist, et nad saavad uued paugud sinna, et Ukraina ilmselt leidis nagu selle kõige valusama koha Venemaal. No ja Trumpi fookus on praegu ju mujal, on ju, Trumpi fookus on Iraani peal, et ta nüüd seda Venemaad väga ei vaatagi. Jah, ütleme selles suhtes väga hea ajastus on, et ühtepidi Trump lasi Venemaa naftasanktsioonid vabaks, aga samal ajal Zelenski hävitas nafta ekspordivõimekuse, et tundus justkui nagu sa ütlesid, sai õhku peale, aga siis vasti võeti õhk ära. Jah, korra nagu paar sõõmu sai ja siis nüüd on jälle õhk hing kinni, ütleme. Ja selle asja kurioosum on ka see, et ma ei tea, kas see nagu õige on, aga ma olen mitmest kohast näinud, et Zelenski on esitatud selle aasta Nobeli rahupreemia üheks kandidaadiks, et mõtlen, et kui ta peaks saama, et kui huvitav tuju on nagu Trumpil on ju, ja mõnel inimesel veel on ju, et see on ka selline keeruline maailm meil siin. Jah, ütleme, see Zelenski oleks äge, kui ta saaks, et selles suhtes ta näeb kõvasti vaeva, et seda rahu saavutada on ju, et tekitades venelastele korraliku peavalu, et USA-st veel, et kui nüüd nagu vaadata seda seisu, see nädal tulevad ka tööturunumbrid nädala lõpus, aga need on varem ka tundnud, et tööturg ikkagi läheb natuke rohkem nagu pingesse. Ameerikas oli ka nädalavahetusel üle 8 miljoni inimese nagu tänavat, et Trumpi vastu protestimas, Ameerika suur riik, võib vajaldada, kas see nüüd väga suur number või mitte, aga ilmselgelt on näha, et ameeriklased on ka nagu rahulolematud, siin Michigani tarbijaindeksi numbrid tulid nagu oodatust kehvemad, igalt poolt Ameerikast on ka näha ju, et kus ütleme, eluasemelaenu intress on jälle sinna 7% kanti läinud, on ju, nafta hind on ka ameeriklaste jooks juba nagu kallis, on ju, siis on pikaajalised intressimäärad veel nagu tõusmas, neid mõjutab see nagu rohkem, on ju, just nagu laenu poole pealt, et riigi võlg on 39 triljonit, on ju, palju nagu keerulisi asju on. Jah, ei kindlasti ameeriklastele valijatele on nagu eriti oluline naftahind, sellest ma olen nagu kuidagi sellest aru saanud, et aga võib-olla suures pildis ma isegi arvan, et
sellest kogu sellest naftakriisist tegelikult, kes on võitja, ongi tegelikult Ameerika, kuna Ameerika toodab nafta ise, on ju, ta on nagu kõige suurem naftatootja maailmas. Seda on ka Trump öelnud, et see et vaadake, et meid ei ole sellega nagu muret, et meie toodame ise, on ju, et Euroopa peab nagu ostma, on ju, ja kui vaadata nagu need Euroopa riike, eelmine aasta näiteks Itaalia oli hästi tugev, on ju, pangandussektor oli tugev, aga see aasta Itaalia on ka nüüd kukkuma hakanud, Itaalia ostab 75% vajalikust energiast sisse, on ju, Saksamaa on nõrk, on ju, ka ajagu sõltub, on ju. Just, et ütleme, tegelikult ongi nii, et vaata, Aasia sõltub täielikult seal Saudide naftast, lisaks on ju Aafrika tegelikult, mis on päris suur sõltuja Saudidest ja sealt Pärsia lahe piirkonna naftast ja Euroopa pigem sõltub, ütleme, Norrast ja USA-st ja tegelikult USA on väga hästi enda LNG tööstuse nagu tööle saanud. Jah, USA, kui me vaatame nagu indeksi tasemel, on ju, täna hommikul alles tegin seda, USA naftafirmad on aasta algusest eurodest mõõdetuna tõusnud 42%, Euroopa omad kolmandiku, et me selge võitja. Ja ma ise veel mõtlen seda, et USA-le või kellegile see kallis nafta hind head ei tee, see tekitab inflatsiooni, aga samas USA saab nii-öelda läbi nafta müügi päris palju nagu seda raha nagu enda majandusse. Brasiilia on ka saanud näiteks, on ja Norra on saanud, ütleme, kes meil siin nagu, nende aktsiaturud on kõik tugevad. On. Ja, et ütleme, probleem on just, kes selle kõige suurema laksu sisse saavad, ongi arenguriigid, on ju, et seal Aasiast Lõuna-Koreast on räägitud ka palju et ütleme, kõige valusam võib-olla on sellistel riikidel, kes on nagu üsna vaesed riigid, on ju, et seal läheb nagu kõige halvemini, ütleme. Et jah, et eks ütleme, selles mõttes, kui see inflatsioon siin tuleb, eks see nagu peavalu on, ütleme, siin eelmine kord rääkisime ka sellest stagflatsioon, on ju, et tekitab niisuguse stagflatsioonilise õhkkonna, et kus... Samal ajal hinnatõus ja siis põhimõtteliselt sul nagu majanduslangus ka veel otsa on ju. Ja miks need hinnad tõusad, on see, et sul on nagu pakkumispoolne hinnašokk, et oleks ta nagu niisugune hästi suur nõudlus, et siis seda saab nagu intressimääradega kontrollida, aga... Pole pakkujad enam, jah. Aga et kui sul on nagu niisugune pakkumispoolne hinnašokk, et seda on nagu väga-väga raske nagu purki taga saada, eriti intressimääradega sa ei tekita nii-öelda naftat juurde selle intressimäärade tõstmisega. No kui me läheme oma saate järgmise ploki juurde, et nädala võitjad ja kaotajad, siis kaotajatega vist probleeme ei ole, neid on palju. Jaa, neid on palju jah, et ütleme jah, võib-olla niisugused top aktsiad, Micron on ju tulemuste palju jah, kusjuures tulemused olid ju väga head on ju. Olid head, aga kuna kõik see heliumi teema, nafta teemad, halb turg pluss, ma ei tea, kas sa nägid, et Google tuli ju oma mingi turbakiipide lahendusega, mille nagu energiakulu on uust nagu väiksem on jällegi konkurent nende samale SanDiskile ja Micronile edasi on ja see käib ka armutu võitlus. Ja, just, et ilmselt sellepärast kõik need semikonduktorid ja mälutootjad kõvasti pihta saidki. Aga mis üks huvitav uudis, mis mul silma oli Volkswagenilt, oli huvitav, jah. Et küll see aktsiahinda veel ei ole liigutama hakanud, aga nagu me teame, et Volkswagenil ei ole siin aastaid väga hästi läinud, et on päris palju autode müük on kukkunud ja ettevõtte vireleb siin niisuguse ellujäämise nimel. Sul on jah, ütleme siis nagu ruumid on tühjad on ju. Ruumid on jah, ütleme autode tööstus seisab lihtsalt niisama ja eks Volkswageni juhtkond mõtleb ka, et kuidas neid nii-öelda hooneid paremini ära kasutada ja käis uudis läbi, et siin Iisraeli kaitsetööstusettevõttega Rafael Advanced Systemsiga, et kaaluvad siis rakettide tootmise alustamist. No põhimõtteliselt, kui ennem oli rahvaauto, siis on rahvarakett või?
Nojah, et kui hakata jälle sealt tasapisi mõtlema, et maailmas on täielik rakettide defitsiit, on ju, sul on raketid on liiga kallid. Sul on robotid ja seadmed ja tehased olemas, on ju, lihtsalt pane uus toode peale sinna. Ja, et kui ma arvan, et need tehased suudavad toota tegelikult iga uue auto võib-olla mõne minutiga, on ju, et järjest tuleb seal konveieri meetodiga, et kui nad suudaksid rakettide, õhutõrjerakettide nii-öelda selle tootmisliini samamoodi tööle panna, no, et see oleks päris hea mõte. Ma ei tea, tunnis teha seal, ma ei kujuta ette 10-15 tükki, oleks ka parem kui tühjalt seisev see tehas on ju. Absoluutselt ja tõenäoliselt siis sa saad ka tüki hinna on ju alla, et iga see rakett on päris kallis, et see on väiksemad õhutõrjeraketid on juba mingi 100 000, see Patrioti õhutõrjerakett, üks rakett on niisugune 3-4 miljonit, millest räägitakse, et ma arvan, et seal võib tõesti parem marginaal olla kui autobusiness siis. Et ühesõnaga sinu soovitus on jälgida, et mis seal toimub, et see aktsia võib äkki huvitavaks muutuda. Jah, kui seal tõesti tulebki leping ja mingisugused lepingmahud ka, et see võib olla lõpuks võib-olla pööre nagu aktsianal. No, okei, ma jätan selle meelde, et panen endale ka jälgimisnimekirja, mitte et ta seal ei oleks olnud, aga ennem oli ta nagu autotööstuse jälgimisnimekirjas, nüüd on võib-olla nagu teine sektor, aga põnevad ajad. Aerospace ja defense. Aerospace, jah. See on huvitav, aga kas sul võitjate poole pealt ka keegi silmajäga? Jaa, üks siuke huvitav fond. Peale naftafirmade muidugi, mis on kõik võitjad siin. Ja üks siuke fond, mis pani täiesti vastu turgu sinna nädala esimesel poolele, oli siuke Fundrise Innovation Fund, et mis on üsna uus fond turul, listiti seal 19. märtsil ja mis teeb asja huvitavaks on see, et selle fondi NAV on muidu $19, aga kui ettevõtte tuli börsile, siis ta avanes juba seal $30 peal, et kauples nagu üle enda NAV-i päris korralikult. Ja mis seal toimuma hakkas, investorid läksid nii-öelda segaseks, kui nad avastasid, et selle fond omab 20%, ütleme fondi mahus 20% on Anthropic, aktsia on ju, mis ei ole mille IPO peaks tulema oktoobris, ma nägin vist. Jah, sellel aastal, jah, just siis 10% ulatuses fondi mahust on OpenAI samuti, mis on, ei ole veel listitud ja 5% SpaceXi aktsiaid ja see, ühesõnaga, kui see fondi nii-öelda, see maht oli üsna väike, siis investorid hakkasidki nii-öelda seda aktsiat või seda fondi kokku rabama, nii et seega kui see fondi maht muidu on 650 miljonit, siis nädalaga see käis korraks 10 miljardit. Et sisuliselt alates IPO-st 5 päevaga see fondi nii-öelda hind läks 10-kordseks. Ja mis ta nüüd teinud on allapoole tulnud peale seda? Ja nagu ikka, mis nii kiiresti üles liigub, see tuleb ka üldjuhul väga kiiresti alla ja see kukkus, ütleme see tipp oligi tol hetkel, kui Citron Research analüüsifirma siis andis teada, et nad läksid selles fondis nii-öelda lühikeseks ja põhjendasid selle väga hästi ära, et miks nad läksid lühikeseks, on puhas matemaatika, et kuna fond tipphetkel kauples 30 korda üle oma puhasväärtuse, et sisuliselt see fondi hind käis $600 ja millal see NAV tol hetkel oli ikkagist $19. No nii ruttu see NAV ei muutugi, on ju. Ja, et sisuliselt need, kes ostsid sealt tipust 600-ga, need reaalselt said nagu $19 eest nii-öelda väljut. et päris korralik. $600 $19 väljut. No jah, see inimese ahnus võib nagu neid asju nagu väga kõrgele nagu lennutada. Jah, et ütleme, see oli ikkagist absoluutne FOMO ja inimestel kadus reaalsustaju täielikult ära. Okei, et läheme, korra ütlen lihtsalt kuulajatele, et kui me eelmine nädal rääkisime ka see CNN-i hirmuahnuse indeks on, mis eelmine esmaspäev oli 16, tuleta meelde, et eelmine aasta aprilli alguses, kui me seda ossime, siis ta oli 4 juures korra ja täna on 10, et no päris hea juba, päris huvitav. Üsna hea, aga kuidagi sellel kriisil nagu ei näe nagu lõppu, et täna kuidagi, ütleme, tehniliselt tõesti on nagu juba täitsa hea ostukoht, ilmselt
niisugused väga pikaajalise horisondiga investorid on täitsa mõistlik juba DCA-d teha, aga mulle tundub, et see kriis ikkagist, ta ei ole päris Trumpi kontrollitav enam ja me näeme tõenäoliselt ka nagu niisuguseid madalamaid kohti, et ilmselt see nädal vabalt me võime põrgata, aga ma arvan, probleem pole veel lahendatud, jah. Uued niisugused närvilised päevad ikkagist. Ja kui me nüüd läheme siis virtuaalportfellide juurde sujuvalt, siis ütleme väikse Peetri portfellisega, seal nüüd see uus raha tuleb siis peale iga kuu lõpus, ütleme siis uue kuu alguses, 1. aprill on meil kolmapäev, siis tuleb jälle 500 eurot peale, siis tuleb mõelda, mida nagu teha. Ja me nüüd viimane nädal seal nagu tehingud ei teinud, ta on suhteliselt hästi vastu pidanud, isegi ta on selline konservatiivsem, rohkem nagu dividendide põhine ja sama asi on tegelikult nagu rahava portfellis, et ei ole siin viimase nädalaga tehingut teinud. See otsus oli tegelikult, üldse selle kohta tuleb pärast küsimus ka, aga lühidalt räägime, et kui me mingit asju nagu müüme ja need positsioonid on dollarites, siis me täna eelistame seda hoida mitte nüüd nagu kuskil deposiidis, aga pigem siis nagu lühiajastes rahaturufondides, me olen pikalt olnud Peetride portfellis ja rahaturu või rahavo portfellis on samamoodi, et seal on täna 15% ulatuses siis USA lühiajalist treasurit ja mis turul nagu toimunud hakanud on see, et inimesed on nagu rahutumaks läinud, just nagu pikemaajalise nagu launu andmise puhul hakatakse juba kõrgemat intressi küsima, aga siis samal ajal raha on rohkem nagu liikunud nagu lühiajalisse treasurisse ja see on siis seal nagu tootluse nüüd alla surunud ja hinnad nagu ülespoole natukene on ja et seda on nagu näha, ehk ühesõnaga see on nagu aidanud meil neid portfelle natuke siin nagu tasakaalustada, pluss kuna see on nagu dollari, siis dollari kurss on ka tõusnud, et see on ka siis nagu toetanud eurodes on ju. Aga kui me vaatame siis suure Peetri kasvuportfelli, mis eelmine nädal oli, tuletan meelde, siin oli natuke üle 80% rahas, mina ei mäleta, et nii palju oleks ühes portfellis, kunagi meil raha olnud on ja seal on selles samas instrumentis praegu, et selles mõttes on nagu hästi, aga täna on siis 71% ulatuses, kuna Meelis ostis siin natukene, ütleme Meelise ideega, siis seda Marvelit natukene juurde, ostsime uus instrument Viavi Solutions, et võib-olla sa mõne sõnaga räägid, et see oli ka mingi telekomiga seotud, ma saan aru. Ja, need on need optikalahendused ikkagist, et me võtsime selle positsiooni sisse, et ilmselgelt see tundub, et on turul niisugune liidersektor, mis on nagu hoidnud suhteliselt hästi võrreldes turu endaga, et võtsime esimese positsiooni ära kergelt. Ja siis ütleme üldse siin, kuna see SpaceX IPO peaks nagu tulema, siis Saksamaal kaupleb selline, ütleme ETF ka, et lühendina Jotiga siis eesti keeles on ja seda ostsime ka natukene, aga see tuli mingi 18% alla, et turg oli siin närviline, aga ütleme, ega see IPO nagu tulemata nagu ei jää ja endiselt on, nagu ma ütlesin, 71% on põhimõtteliselt nagu, mitte päris rahas, aga siis lühiajastest likviidsetes väärtpaberites ja ma ei tea, Meelis, mis plaanid nagu on, et mulle see nii-öelda eetris väliselt oled nagu rääkinud ikkagi, et tasu nagu kiirustada, ma olen nagu nõus täiesti sinuga, aga siin võivadki tulla, kas nüüd 100 ostukohad, aga äkki viimase 5 aasta nagu ostukohad on ju, tegelikult need atraktiivsed firmasid juba on ju päris palju, aga segadust on nagu väga palju turul. Jah, et ütleme, täna ütleme, see sularaha on positsioon ikkagist, mille peal nagu on väga mõnus istuda, et siuke hea uni on, ei pea nagu muretsema suurte minuste pärast, et aga ma arvan, et täna võib-olla kõige tähtsam investoril ongi kannatus. Et mitte kohe kõik ära investeerida. Jah, et oodata neid õiget kohti ja kõik need kriisid võtavad aega, et isegi keskmiselt sellised sõdadega seotud korrektsioonid, suuremad korrektsioonid on võtnud 60 kuni 90 päeva, et mingisugune põhi formuleerida, et me täna istume ja ootame ja eks kui tekivad sellised õigemad kohad, kus juba tunned, et see risk reward on juba veits parem, kui ta täna on, et eks me siis hakkame mingisuguseid positsioone sisse ka võtma, aga ütleme, ma tahaks näha ikkagist S&P-l või Nasdaqil niisugust 15-20%
langust tippudest, et kus asjad minu jaoks nagu muutuvad huvitavaks. Jah, ei tasu tormata. Aga vaatame siis nagu küsimuste poole ka, et tuleta meelde, meil on päris palju küsimusi ka tulnud ja täname kõiki ja on ka ettepanekud tehtud, kindlasti võimaluse korral siin neid kasutame ja ka tuletan siis aadressi ka meelde, investeerimisjutud@swedbank.ee on siis see aadress, kuhu saab kirjutada ja Marko on kirjutanud tänab väga laheda saate eest ja ta siis tuleb, ütleme, tema on siis meie saated ka varem kuulanud ja tal on meie slaid siis jäänud kunagisest, ma arvan, Meelis sinu presentatsioonist nagu meelde, et sellise nagu sõjalise innovatsiooni ajal on tegelikult päris hea aktsiad nagu osta ja tema nagu küsimus ongi, et kas see siis nagu kehtib sellele korral ka või siis sellel korral on nii-öelda, et this time is different, et keeruline nagu öelda, on ju? Jah, see oli vist, ma arvan, meie eelmise aasta laivi presentatsioon, kus oli ETM sõda ja Lahe sõda, Afganistani sõda ja Iraagi sõda ja Krimmi sõda ja ütleme kõik need asjad. Jah, ja seal oli lihtsalt välja toodud, et millal see parim ostukoht on, et ajalooliselt on niisuguse invasiooni ajad, täpselt mitte sõja algus, aga invasioon on no sõltub, mismoodi sõda nagu algab, et kas ka seekord, ütleme, kui USA väed tungivad Iraani, et kas see võib olla see niisuguse börsidel parim ostukoht, ma ütleks täiesti võimalik. Sest ütleme, eelneva hirmuga need asjad juba nii alla möödud on ja siis, kui nagu rünnatakse, siis võib-olla on nagu selline lootus ette tekib. Ja et ütleme, kui see asi seal kulmineerub selliselt, et börsid enne seda on juba korralikus languses ja kui nad lõpuks seal maabuvad, et siis see võib tõesti tekitada niisuguse hea momendi, aga pigem see oleneb nagu turgude hetke olukorrast, et siis tuleb jooksvalt seda hinnata, aga jällegi ikkagist ma ei välista, see on alati on see laual, et meil tuleb ikkagist pikem karuturg, on ju, et see nii nagu oli 2022, on ju, turud kukkusid peaaegu terve aasta, on ju, et seal oli niisuguseid põrkeid ja niisuguse momente, kus oligi tunne, et okei, kes nüüd on hullem möödas ja siis tuli uus langus, mis tegi uued põhjad, on ju, et no jälle jõuame sama asja juurde, et ei tasu selle ostmisega ka kiirustada, on vaikselt. Jah, vaikselt just, et vaatame jooksvalt. Aleksei on kirjutanud täna podcasti eest, et ta on juba seda aastat regulaarselt kuulanud, väga tubli Aleksei, ja siis see on tavaliselt esimene podcast, milles siis tema nädal algab. Selles mõttes on ju siis tore, et kui vahest mul lähevad endalgi päevad segamini, siis ütleme, siis podcasti järgi saad nagu jälle joone peale, et on esmaspäev on ja siis läheb edasi, on ju. Aga siis ta ütleb, et me oleme sageli oma podcastidest rääkinud ja maininud, et oleme siis nagu portfellis nagu rahas, ja seda nagu on palju rääkinud ka Warren Buffett, Berkshire ja teised sellised tuntud investorid, aga küsimus on siis Alekseile, et mida see siis praktiliselt tähendab, et kas raha on siis tõesti nagu pangakontol või tähtajalise hoiustes või riigi võlakirjades. Ma ütleme, põgusalt rääkisin, on ju, et dollarites me oleme seda hoidnud nagu USA Treasuris, ütleme, kuna see tootlus on nagu parem, kui on nagu seal USA deposiits kuskil nagu hoida ja pluss see on nagu hästi likviidne, on ju, et see on see põhjus, on ju. Euroopas idee põhjal võiks ka ju olla, ütleme siis sellist nagu lühiajalisest rahaturuvondides, aga kui kulud sinna nagu juurde panna, siis ma olen seda nagu arvutanud, et mõistlikum olla siis pigem lühiajalisest deposiidis, Swedbankis on näiteks raha koguja, selle alternatiiv, et oleme siis seal, et eurovahendid nagu hoidnud. Aga see on siis see nagu lühiajaliselt on ju, et see siis nagu tähendabki, et kas mingi väärtpaber on nagu väga palju ülehinnatud või on nagu selline olukord nagu täna, et liiga palju nagu määramatust ja on siis nagu sellist mõistlik natukene nagu kuiva püssiruhtu nagu hoida, et need on siis nagu meie hinnangul ühed paremad alternatiivid. Siis Allar on meile kirjutanud ja küsib, et vaadates, mis täna toimub turgudel, et kas te soovitaksite tavainimesel, kellel on kodulaenu intressi fikseerida, et intressi langetamisest keegi väga ei räägi, pigem oodatakse tõusu ja siis küsimus on ka, et mida veel soovitada inimesele, kellel on teatud makrohuvi, mida teha, et tulevaseks siis turbulentseteks aegadeks nagu valmistuda, et ma ei tea, Meelis, et kui me hakkame pihta, et mina ei ole kunagi nagu seda laenu fikseerinud, ütleme, sellega on nüüd muidugi see, et kui sa suudad seda teha
väga õigel ajal, noh see natuke nagu võib-olla ka elektripakettidega, mingite asjadega suudad nagu väga õigel ajal teha, siis see nagu tasub nagu ära, aga pikaajaliselt tavaliselt nagu ei tasu, no ütleme see nii-öelda fikseerimine maksab, on ju, ja tulevad nagu täiendavad kulud, pluss ütleme, sa pead siis suutma nagu ka prognoosida, et millal siis see turu olukord teistpidi ka nagu pöörab, on ju. Jah, ma ütleks, et võib-olla see intressimäärade fikseerimine, pigem ära mõtle selle peale, mõtle hoopis niipidi, et kui siin nüüd tuleb korralik inflatsioon, et muretse pigem selle pärast peale, et milline on su maja küttesüsteem, kas sa saad kuidagi neid küttearveid vähendada, võib-olla kuidagi, ütleme, transpordikuludelt midagi kokku hoida, et oleks see sõda alanud, ütleme, eelmise aasta seal enne talve, no siis meil oleks kõigil 2000 eurosed mingi küttearved, on ju. No või teisipidi ka, et kui me mõtleme nagu, kui inimestel on ka mingid väärtpaberiportfellid, et kuidas see väärtpaberiportfell sind inflatsiooni vastu kaitseb, on ju, kui sa oled nagu ainult tehnoloogiafirmades, mis täna nagu kukuvad, siis nad ei kipu kuidagi nagu kaitsma inflatsiooni vastu, aga kui sul on mingid energiafirmad ka, on ju, noh, ühtepidi sa näed, on ju, ma ei tea, tanklas on kütusehind nagu kallim, on ju, aga kui sul on sama ettevõtte nagu aktsiat, noh, siis sa ju võidad teisipidi, on ju, et noh, see on võib-olla see üks teema, on ju. Jah, võib-olla siuke hea sõna on ikkagi siuke meelekindlus ja likviidsus, on ju, et kui sul täna oled 100% investeeritud, et võib-olla sul ei ole kõige parem tunne, et eriti kui sa, noh, maailmas on keerulised ajad, sul finantsturud on langustrendis, see langustrend võib veel piisavalt kesta, et kui sul ei ole nagu niisugust vaba puhvrit või likviidsust, siis sa ei saa sealt alt niisuguseid häid diile, kui need mingil hetkel tulevad, et siis jätad nii-öelda selle kriisi tegelikult kasutamata, et sa loksud sellega alla kaasa ja siis üles kaasa, et noh, ütleme, kohe vastame selle makroasjade juurde ka Allarile, aga kuna Allaril on jätku küsimus ka, et mis soovitused oleks siis tavainimesele staglatsiooni edukaks üleelamiseks, et mis on siis esmased staglatsiooni märgid ja mida oodata ja kuna ta kuulab erinevat podcast'e, siis tal on ka kõrva jäänud, et Mihkel Nestor on rääkinud, et me ei ole täna staglatsioonile lähedalgi. Noh, maitse asi, ma ütleks, et no, täna ei ole staglatsiooni, aga noh, iga päevaga, mis see nagu väin kinni on, noh, ütleme nädala pärast võib olla niimoodi, et on teine jutt ka Mihklil on ju, ma ütlesin, ei välista, et Mihkel on tark mees, teab väga hästi, aga ma arvan, ka Mihkli jaoks on palju nagu sellist määramatusi turul on ju. Aga ma olen palju rääkinud potentsiaalsest majanduslangusest, aga üks asi, mis on murekoht, on tööturg ka on ju. No, ütleme, kui inimesed hakkavad tööd kaotama, no siis on, ja samal ajal sul on nagu laenumaksed suurenevad, kütuse, energiat, kõik on nagu kallimad, et noh, see on üks tõsine ohukoht on ju. Ja, minust see, ütleme, staglatsioon, tegelikult isegi Eestis oli see 2022, tegelikult oli ju täpselt need samad märgid, et kus meil inflatsioon paukus siin mitu aastat järjest on ju 20+% olid siin mingid aastad on ju, ja samal perioodil me nägime ka niisugust majanduse langust on ju, et see ongi kaks niisugust väga ebameeldivat trendi on ju, ja just minu arust siis on nagu kõige keerulisem ütleme, see situatsioon, kui on niisugune pakkumispoolne defitsiit, nii nagu nende kütustega on, et sa ei saa nagu nii-öelda kontrollida seda, et siis sa peadki sellised otsused vastu võtma, mis ei ole nagu meeldivad, et need intressimääradega, noh, see poliitika toimib ikkagist niipidi paremini, kui sul on nagu niisugune nõudluse poolne nagu hästi tugev nõudlus on ju, et siis sa saad kõrgete intressimääradega nii-öelda seda nõudlust rahustada on ju, et kui sul on lihtsalt defitsiit noh, kütustes, siis on väga keeruline ausalt öeldes seda niimoodi ohjaldada, et Christopher, kes on meil kunagi käinud siin ka töövarjuna, siis endiselt tunneb aktsiaturgude vastu või väga tubli Christopher ja siis ta küsib, et noh, ta jälgib turge ja et millal siis oleks nagu mõistlik aktsiaid jälle tagasi ostma hakata, et kas osta iga nädal kindla summa eest, osta siis, kui turud juba vaikselt tõusma hakkavad või proovida põhja ajastada ja noh, talle endale tundub ka, et kõige mõistlikum on pigem iga nädal osta teatud summa eest, et noh, sõltub summadest muidugi on ju ka, väiksemate summadega ma arvan, et ma ostakski, ütleme tõesti nagu mingist lühiajaliste perioodidega, suuremate summadega, noh, siis me ise ka ju mingite asjadega natuke nagu passime. Nii. Jah, et kui sa oled niisugune ETF-i investor, et siis ütleme tänasest on juba niisugune seis, kus sa võid
kas või iga päev panna iga võimaliku sissetuleku, pane nii palju kui saab ja pane nii kaua, kuni on langustrend või siis me juba langustrendist tuleme välja, et siis võid nii-öelda gaasi pealt jala ära võtta, et natuke rahulikumalt võtta. Mikk küsib, et mis me arvame sellisest ettevõttest nagu Kimberly-Clark Corporation, kas on hea ostukoht või kuku nuga? No üldiselt Meelisega ei meeldi sellistele küsimustele väga vastata, esiteks need on väga töömahukad, me ei jõua nagu igat konkreetset aktsiat ju maailmas nagu jälgida, aga Miku rahustuseks ma natuke vaatasin, et tegelikult on nagu päris hea dividendi aktsia, aga lihtsalt lühiajaliselt need on kõik tõesti nagu surve all, et ma natuke nagu ootaks, ma hoiaks seda kindlasti, ei ole halb idee, aga lihtsalt, et ta nagu tehniliselt on üsna nõrk on ja et ma tahaks natuke kindlust näha. Jah, ja no ütleme, pole ka minu orbiidis sellised aktsiad, et mulle meeldivad rohkem nagu tõusvad aktsiad. Ja lisaks see, nagu ma ütlen, et see Meelise jaoks on nagu harjulektor. Ja ütleme, kui sa võta mingi 5-6 aasta graafik, et vaata, mis see aktsia teinud on, et siis ilmselt viimased 5 aastat, kui oled istunud sealt, sa oled lihtsalt lossi saanud. Ja siis Olar on kirjutanud, et Meelis võib nüüd rahulikult, võib muidugi vastata ka, aga kuna see küsimus on otse minule suunatud, siis ma võib-olla alustan, et kiidab saadet ja siis ütleme, tal on jäänud siis ütleme sellised BDC-d, ütleme siis Business Development Corporationid ettevõtted siis nagu silma, need on nagu põhimõtteliselt sellised ettevõtted, mis annavad keskmise ja väikeste suurusega ettevõtetele pigem nagu laenu, omakapitali nagu toetusi ja need on siis intressid tõusu ootuses korralikult pihta saanud, et endal on ta siis Ares Capital aktsia lühendiga ARCC, hetkel on 13% miinuses, aga dividendi määr on 2-kohaline ja vaikselt siis ostab nagu juurde ja küsib siis minu arvamust, mis ma arvan sellest ettevõttest ja üldse sellistest asjadest. See on selles sektoris vaieldamatult turuliider, kõige tugevam tegija, aga nagu Olar väga täpselt ise ütleb, et ta on tõesti nagu pihta saanud ja teisipidi, mis on minu jaoks ohukoht, et tema nii-öelda dividendi väljamakse korda on praktiliselt seal juba natuke üle 100%, et ta nagu rahavoogudes nagu ära ei kata. Ühesõnaga, miks ja ta on ka varasemalt mingitel hetketel dividende maksed nagu peatanud, et üldiselt mulle sellised ettevõtted nagu väga ei meeldi, ma tahaks nagu sellist jätkusuutlikkust näha ja võib-olla nagu Main on nagu selline, mis mul nüüd Main Street, et ütleme lühendiga MAIN, mis mul endal on siin rohkem nagu listis, et vaatan pigem nagu sinnapoole. Aga vastuseks on jah see, et ta on selles sektoris üks tugevamaid, aga nagu tsükli mõttes hästi haavatav täna, et mina täna veel ei ostaks, kuigi see dividendi määr on 11% bruto jah, et ahvatlev, aga võib olla selline nagu väärtuslõks natukene. Aga tõmbame siis tänaseks otsad kokku, et märkamatult oleme jälle päris palju nagu rääkinud, et teiega olid Tarmo Tanies ja Meelis Maasik, kõik head ja kuulmiseni. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool. Aga mis see evidentide on? Ei teagi niimoodi ma praegu öelda. Ma ei tea. No see, pane ära nüüd. Pane ära toru. Näe. Ciao. Ciao.